Tere! Mina olen Kaupo. Olen Excelendis töötanud nüüd järjest viimasel ajal 9 aastat. Enne seda on ka siuke 7-8 aastane tsükkel olnud. Ja viimasel ajal mina olen saatuse ja kliendi tahtel tegelenud hästi palju liidestega. Andmete liigutamisega ühest süsteemist teise süsteemi. Kui meil seni oli viimased 10 aastat, me oleme hästi palju tegelenud StandardBooksi REST API-ga, mis tähendab siis sisuliselt seda, et StandardBooks on andmekogu, andmete põhihoidja ning teised infosüsteemid teevad tema vastu päringuid. Siis selleks sobis StandardBooks sellepärast väga hästi, et ta oli põhiandmete hoidja, kõik andmed kogunesid siia kokku. Aga StandardBooks vaikimisi funktsionaalsuses ise väljapoole päringuid ei teinud siiamaani, mis puudutab siis lihtsalt standard funktsionaalsust, ehk siis me ei räägi praegu e-arvetest ega äriregistri päringust ega muust sellisest, mis on niikuinii sisse ehitatud, aga see on teine teema. Nüüd alates üle-eelmisest aastast me hakkasime arendama sellist vigurit nagu webhooks. Tõstke käsi, kes on kuulnud, mis asi on webhook? 1 käsi, 2, 3, okei, 5. Et võrdlemisi vähe. Webhook on, meie tõlkisime selle eesti keelde kui automaatne API päring, mis lühidamalt öeldes tähendab seda, et meil on StandardBooksis seadistus, et kui mingisuguses registris mingi kaart muutub, siis sellest muutusest antakse teada välisele süsteemile. Ehk siis päringut initseerib StandardBooks. Näiteks kui seni meil oli ainult REST API, ehk siis meie ootasime teiste infosüsteemide päringuid, siis kui veebipood, näiteks kõige lihtsam näide, veebipood tahtis artikleid sünkroniseerida StandardBooksist, siis ta käis iga 10 minuti tagant või tunni tagant või kord ööpäevas, käis küsimas, et jou, anna mul uued artiklid, jou, anna mul uued artiklid, jou, anna mul uued artiklid, muudkui küsis kogu aeg. Ja siis, kui taheti nagu hästi aktuaalsena seda veebipoe artiklite nimekirja või veebipoe laoseisu hoida, siis see tähendas seda, et seda päringut tuli teha nagu maru tihti, et 5 minuti tagant, 10 minuti tagant, et kogu aeg siga pärimine käis. Aga nädalavahetused, öösed, õhtud, kõik oli nagu tegelikult vaikus, et päringud lihtsalt käisid tühjalt. Webhook aga tähendab seda, et päringuid ei liigu, kui muutusi ei toimu. Eks ole, väga suur vahe on. Serveri koormus on palju väiksem ja downtime'id võivad olla täiesti üksteises segamata tarkvaradel ja nii edasi. Ja meie oleme siis selle webhookide teinud praegu, seda tuleb igas registris eraldi teha, seda ei saa nagu lihtsalt funktsionaalsusena avada, et see tuleb nagu progeda iga registri kohta. Et praegu ta on meil standardisse progetud sisuliselt müügiks vajalike registrite kohta. Ehk siis kontaktid, artiklid, pakkumised, tellimused, arved, ostuarved ja laoseis. Et kui nendes registrites toimub mingil kaardil muutus, siis see muutunud kaart saadetakse sükse pisikse andmekoguna teise infosüsteemi. Okei. Punkt 2. Täiesti teine teema. Meil on siuke keskkond nagu make.com. Make.com on siis selline keskkond, kes alguses kutid tulid kokku ja otsustasid, et nemad enam progeda ei taha ja nemad tahavad teha keskkonna, kus nemad saaksid näiteks Google'i pilvest Microsofti pilve saata kalendrisündmusi. Ja nad tegid sellise serveri valmis, siis tuli sinna juurde Apple'i kalender, siis tuli sinna veel mingi kalender, Facebooki kalender, whatever. Ja sisuliselt on selles keskkonnas võimalik, ma pärast näitan ka, aga et 2 andmekogu kõrvuti tõsta ja hiirega lohistada need väljad üksteisega nii-öelda kokku. Et te ütlete, et selle arveploki, mis tuli näiteks Navisionist, väli on StandardBooksi kuupäev näiteks.
ja kliendikood on selline ja reknumber selline, tähtaeg selline. Et need väljad niimoodi mäpitakse kokku ja lülitatakse liidestus käima. Siin kuivõrd ja see Make.com, siis mida populaarsemaks ta muutus, seda rohkem hakkasid firmad sinna nagu külge tulema. Ja nüüd see slaid, mida Silver näitas, kus on kõik need 14 000, vist oli jah, 14 000 äppi, siis tegelikult kõik need 14 000 äppi tahavad seal Make.comis nagu olla. Nemad tahavad, et nemad teevad enda tarkvaras REST-API valmis ja tutvustavad seda Make.comile. Ja seal saab hakata siis kasutaja juba ise kokku viima neid teiste infosüsteemi väljadega. Ma loodan, et see on üsna lihtne ja selge tegelikult, et see äriidee on täiesti briljantne tegelikult, mis Make.com välja võttes, oleks võinud ise teha. Aga võt, ei teinud. Sinna on liidestatud siis kõik maailma suured. Microsoft, Google, Amazon, Pipedrive, Salesforce, ma ei tea, nimetage veel midagi, see ilmselt on seal olemas. Seal ei ole kindlasti kõiki Eesti väikseid tegijaid, sest et see nõuab ikkagi ka Make.comis töö tegemist, et see ettevõte, kes enda apit nagu pakub, see peab nagu Make.comis tegema võimalus enda apit kasutada. Meie oleme selle teinud. Nüüd vähemalt 6-7 registri pihta, ma võin pärast näidata täpselt nimekirja. Ja sellega siis saab lahendada kogu liidestusi puudutavaid küsimusi, need muresid. Et kui teil on ühes infosüsteemis andmed ja te tahate neid standardboksi või standardboksis on info ja tahate saada teisi infosüsteemi, see kõik võiks käia läbi Make.comi. Okei. Teeme näiteid ka. Silver lubas, et ma teen. Ma siis teen. Siin me nüüd näeme. Mul on tehtud hästi lihtne näide ja ma tegin selle näite sellise, millest me kindlasti kõik aru saame. Ehk siis mul on standardbox ja mul on see vale Excel või Google'i Excel, Google Sheets. Kui ma nüüd teen standardboxis kontakti uue, teeme näiteks Silveri firma Dominate. Võtsi ettevõtet Dominate Sales oli vist, jah. Salvestasin Silveri kontaktikoodiga 122. Teeme mõned veel. On teil soove? Võtsime mingit autofirmat. Auto 100 Premium, võtame selle esimese. Et ma praegu näidlikustan lihtsalt seda, kuidas need andmed liiguvad. Ma teen lihtsalt buksis kontakte, ma vajutan ühtegi muud nuppu ja ma luban, et taustal ei käi keegi kuskil mingisugust refreshi vajutamas. Teeme veel, sest et siin taga see Google Sheetsi rida peaks vähemalt ideaalses maailmas ilmuma. See on see, kui teha laivis demosid, siis asjad ongi väga hirmuäratavad ausalt öelda. Teeme Excelendi ka. Ma kirjutasin midagi valesti, väga lõbus, no teeme. Teeme siis sellise kontakti ka. 3 kontakti on tehtud. Nüüd, et aega kokku hoida, ma näitan teile, kuidas algusest peale kohe Make.comis, kuidas see pilt nagu siin välja näeb. Ja see stsenaario, mis peaks meil liigutama andmeid, on see. Ehk siis ta on kõige lihtsam stsenaario, mida on võimalik Make.comis ehitada. Mul on 2 infosüsteemi, ainult 2. Ilma ühegi reeglita, ilma ühegi täpsustuseta lihtsalt mulle võetakse standardboksi ettevõttest kontakt ja lisatakse Google Sheeti uus rida. Vaatame, kas see on liikunud ja on olemas. 122, 124, 123. See järjekord on natuke imelik, aga see tuleb sellest, kuidas APIs on andmed asetatud, aga see ei ole ka praegu oluline. Ehk siis ma tegin buksis kontakti ja see ilmus Google Sheeti. Siin ei olnud vahel mitte ühtegi erilahendust, mitte ühtegi lisakopikat. Selle asja eest te maksma ei pea. Kui te kasutate standardboksi, te saate juba täna seda kasutada. Okei?
See on siis nüüd see webhook, mis läheb muudetud kaardi kohta teavitus standardboxist välja ja see jõuab make.com'i ja make.com kirjutab mulle valmis Google Sheet'i uued read. Näitan kiirelt ka, kuidas see seadistus välja näeb. Siin on ainuke asi, mida konfigureerida, ongi Google Sheet'i pool, sest et boxist lihtsalt tuleb info, seal on nagu on. Ja kui ma rääksin nendest väljade lohistamisest, siis näete, et mul on veerud A, B ja C ja D on ja siin on mul lihtsalt, ma võtangi selle välja, code ja lohistan tiirega siia. Lähen lahtris veergu nimi ja tõmban siia selle nime välja. Et need sinised on siis standardboxi väljad ja need lahtrid on Google Sheet'i veerud. Okei? Loomulikult, päris elus keegi ei taha Google Sheet'i kasutada. Ma rõhutan veel kord, see ei ole äricase. Et äricasе'is teil on siin vastas ikkagi mingi mõistlik koht, kuhu salvestada kontakte, nagu näiteks Pipedrive või Salesforce või mis iganes, muu asi. Nii, kas selle koha kohta on praegu küsimusi? Teavitused, automaatika, make.com ja info läheb teie poolt valitud tarkvarasse. Okei. Lähme tagasi ja näitan, okei. Nüüd teine näide. See on nüüd päris eluline näide, kus klient kasutas suur rahvusvaheline firma, meditsiiniseadmetega oli seal tegemist või meditsiinikuluvahenditega ja nemad tellisid vedusid 3-4 transpordifirmalt ja need veod olid umbes 2 tüüpi, et üks oli kas jahutatud vedu, teine oli tavaline vedu ja tellisid need 2 linnade vahel. Ja nende linnade vahelise kilomeetri alusel maksti veofirmale. Jah. Mina teen näite praegu niipidi, et ma nagu oleks teenusosutaja, ehk siis see teenusosutaja just. Ja mina esitan arved klientidele. Ehk siis võtame, kes need kliendid olid, kes mul loodi, vaatame siit. Nad olid 123, 124, võtame selle, 122, 123. Ma nüüd täidan seda tabelit. Panin kliendikoodid paika, lihtsus huvides ma võtan lihtsalt siit artiklikoodid, panen nad suvaliselt siia. Jah, siia ka veel 4001. Kuupäev paneme 2025. Mis meil on täna? 04. Teeme niimoodi, et osad vead on eilsed. Ehk siis 23. Paneme selle 24-ks. Ja siis seda paljundame alla. Võtame siit mingid suvalised kirjeldused ka siia ja võtame vahemaad ka täiesti juhuslikud. 66 kiltsi. Ehk siis ma tegin need read praegu juurde. Ma olen teinud make.com'is sellise viguri, mis võtab need Google'i read. Jällegi ma kasutan seda ainult sellepärast, et teile näitlikustada, pluss see ühe kliendi näide oli. Et võtab Google'i read ja ma grupeerin need read kokku kliendi koodi ja kuupäeva alusel. Ja nende alusel, kui on nende kombinatsioon on sama, siis pannakse need read ühele arvele. Kui nende kombinatsioonis on erinevus, tehakse uus arve. Ehk siis kui on klient sama ja samal päeval vedu, siis see on ühe arve mitu rida. Okay. Ja minul oli praegu siin näites tehtud niimoodi, et mul on kliendil 122 on üks arve, kliendil 122 tuleb teine arve teise päeva kohta ja siis kliendil 123 on ka üks arve kaherealine. Siin on kirjeldus puudu. Paneme selle ka. Nii. Ja nüüd, kui ma vajutan, näete, ma võin näidata teile ka, et ma ei spikerda, ma ei tee mingit valskust. Siin on Kristi aeda arve, ma kinnitan selle ära lihtsalt sellepärast, et oleks kinnitatud, et me näeme. Arve 25009 on viimane.
ja nüüd ma vajutan nuppu, palvetan pisut, tehti 3 arvet. Näete, siin see number 3. 3 arvet postiti standardbuksi. Ja vaatame siia. Ja mul on siin 3 arvet. See on esimene arve, see peaks olema 1-realine, teine peaks olema 2-realine, ja see peaks olema ka 2-realine. On küll. Ja erinevad kliendid. Selle Make.com'i stsenaariumi tegemiseks läks mul, ma arvan, 7-10 minutit. 7-10 minutit ja ma saan suvalisest tabelist, see ei pea olema Excel, see ei pea olema üldse mingisugune Google Sheet, see võib olla mingi andmestik. Ja ma saan sealt selle data kätte, ma panin siia vahele aggregatori, JSON generatori, need on hästi lihtsalt seadistused, siin ei ole nagu suurt midagi. Ja see pritsib standardbuksi arved valmis. Mis ma veel tahtsin näidata hästi kiirelt, sest et aeg juba tiksub halastamatult. See webhook nüüd, mis uut klienti saatis Make.com ja sealt Google Sheetsi, see seadistus näeb välja selline. Liidestuse nimetus. Siin on nüüd näha need võimalused, millel webhookid töötavad. Ostutellimus ka näete, ma siin enne ikka täitsa vähe asju ütlesin. Müüdud kinkekaartid tegevused. Tegevused on hästi oluline koht. Nende kaartidel, kui toimub muudatus, läheb teavitus välja teise infosüsteemi. Ja lisaks, kui nüüd väga tehniliseks minna, siis mina saadan kõikide muudatuste kohta teavitused, aga tegelikult saab veel saata niimoodi, et mul on ainult koostamise kohta, ainult muutmise kohta või kustutamise kohta. Et need saab veel eraldi tükkideks nagu teha. Et see võib hiljem osutada tähtsaks, kui te seda soovite kasutada erinevalt. Ei soovi salvestada. Ja ütleme, kui see esimene Make.com stsenaarium oli 2 tükiga, see oli 4 tükiga ja nüüd ma lähen kohta, ma ei tea, võib-olla see ülemuste käest pärast pikib pead sellest, et ma näitan, aga Silver on ka kuskil või? Ei ole. See, mis tuli lõpuks, see on nüüd meie laivi Pipedrive'ist tegevuste saatmine meie ERP-i. On selline stsenaarium. Ehk siis siin on sees nüüd hästi palju hargnemisi. Siin on sees keerukust natuke sellega, et näiteks need kasutajanimed, kelle nimel tegevus on, et me seda ei pea iga päev, nagu kogu aeg ei pea sünkima iga päringuga seda. Et meil ei tule töötajaid nii tihti, et me peaksime seda hoidma nagu paaniliselt iga sekund nagu süngis, et töötajad tulevad ikkagi võrdlemisi harva. Siis on siin router, kas on tegemist, kas meie ERP-is see Pipedrive'i klient eksisteerib või ei eksisteeri. Kui eksisteerib, on tegevus järgmine, et otsustatakse, kas on tegemist kalendritegevusega, ehk siis on algusaeg ja lõppaeg, või on tegemist näiteks e-maili või telefonikõnega, kus on ainult algusaeg. Ja siis tehakse vastav tegevus. Kui klienti ERP-is ei eksisteeri, siis me läheme järgmise sammuga, vaatame, kas on olnud Pipe'is kasutusel kontaktisik. Kui on kasutusel kontaktisik, teeme kontakti koos kontaktisikuga. Kui polnud kontaktisikut, teeme ainult kontakti ja teeme tegevuse. Ja siis teisel juhul teeme siis koos kontaktisikuga tegevuse. Ehk siis need hargnemised on lõpselt juurde, et see tundub veits keeruline, aga tegelikult iga samm on hästi loogiline. Hästi lihtsad küsimused. Sellega on mu aeg kahjuks läbi, et ma võiks jaurata sellel teemal tunde. Ja ilmselt ma saan ka seda teha, aga veits võib-olla privaatsemas keskkonnas, kui te abi saamiseks pöördute. Loodan, et äkki oli abi. Aitäh! Aplaus! No aitäh, oli küll päris siuke tehniline jutt, aga ma usun, et need, kes tehnilisest jutust aru said kindlasti palju nippe, aga need, kes võib-olla ei saanud, siis äkki sa võib-olla kordad korra üle, et miks peaks üks ettevõte seal Make.comis üldse olema, et miks näiteks ma ei saa otseliidestusi 2 tarkvara vahel teha, et mis see Make.com seal vahel annab? Otseliidestus tuleb kellelgi programmeerida. Et keegi peab selle võtma maha, istuma maha, võtma kätte ja kirjutama mingisuguse hunniku koodi selleks, et saata andmed ühest infosüsteemist teise.
ongi kõik. Et see programmeerimine jääb ära. Et see on nagu, kui põllumajandusega võrdlust tuua, siis see on umbes sama asi, nagu ma jätaks põllu harimise ära ja lihtsalt saan saaki. Et siuke päris nagu oluline tükk minu mõelest, et kündma ei pea. Ehk siis ütled, et rahaliselt on tegelikult soodsam niimoodi? Jah, ma ei jõudnud näidata, aga ma oleksin saanud näidata ka Excelendi meiki kasutamise statistikat. Meie maksame aastas 100 eurot. Aastas 100 eurot, see on mingi 8 kulli kuus. Ja me saame sellest 10 000 päringut kuus, igas kalendrikuus teha selle raha eest. Ja me saame seal salvestada veel andmeid natuke maha ja nii edasi, et see on siuke päris soodne pakkumine. Mul enne jäi kõrvu, ma ei tea, kas ma kuulsin valesti, sa ütlesid, et tegelikult klientidel on see võimalus nagu täna juba standardbooksis olemas ja see otseselt ei maksa midagi, aga samas see liidestus käib üle API, et API moodulit vist on seal tegelikult ikka vaja, et need, kellel ei ole täna. Kui sa tahad ainult andmeid välja saada, see veebooki kasutada niimoodi, et läheb siuke väike ports andmeid välja ja salvestad selle teise infosüsteemi maha, siis see on täna standardis sees ilma API-ta. Aga nii kui sa tahad natukene rohkem andmeid saada või andmeid tagasi kirjutada või lisaregistrit selle alusel pärida, siis on API-t vaja. Et nii kui sa teed päringu puksi pihta, siis on API-t vaja, aga see veebukk nende loetud registritega, mis ma näitasin, et see pisike ports andmeid, minu meelest oli arve kohta, tuli vist 14 välja. Kuupäev, number, kliendi kood, kliendi nimi, aadress, summa, kood, midagi sellist. Et siuke üsna lihtne andmestik, et sa ei saa sealt kätte mingid viitenumbreid ja muud taolist. Et kui sa seda vajad ka, siis pead API-ga tegema uue päringu ja pärima terve arve siis juba tagasi. Ja kui on võib-olla sellised väiksemad ettevõtted, kellel ei ole oma IT-osakonda, aga samas seda liidestust tahaks teha, et kas sellega saab tavainimene selles mõttes ka hakkama või sa pakud sina meie Mina pakun, Silver pakub ja tegelikult kui inimene, ettevõtte töötaja on, kui ta oskab Excelis makrot kirjutada, kui ta saab aru, isegi makro on palju, kui ta oskab Excelis teha kaheastmelist if valemit, siis on make.com ka täiesti okei. Et seal on tegelikult kõik on hästi lihtne, hästi seletatud, välju lohistud paika. See tekib keerukus üsna kiiresti siis, kui näiteks sul antakse kuupäev vales formaadis. Et siis sa pead hakkama seda formaati seal mudima, sulgudesse panema selle asju ja nii edasi. Või kui näiteks Pipedrive'iga oli see lugu, et nemad ei väljasta koosoleku alguskellaaega, lõppkellaaega. Nemad väljastavad alguskellaaja ja kestvuse. Ja kestvus on alati sekundites vist. Et ühesõnaga, seal tuleb natukene mõelda, natukene valemid ehitada, aga tegelikult täiesti okei. Nii et otseselt mingit tehnilist taipu, mingit programmeerimisoskus tegelikult vaja ei ole, selles mõttes see on nagu pigem selline programmeerimisoskus on abi, mina ka ei oska progeda. Ma tahtsin seda tegelikult alguses öelda, ma ei ole progeja. Ma olen tavaline konsultant tegelikult, kes kasutab puksi. Vanem, jah. Okei, aga siis on veel küsimus, et kas me turvalisusest oskad ka midagi rääkida, et kuna make.com on ju 3. osapool, läbi mille andmed liiguvad, et kui turvaline see tegelikult on? Make.com, mina neid usaldan, nagu iga väline partner, et kes andmeid haldab, nemad on ka igati GDPR sõbralikud, nendega, neil on lubadused, mis need kliendile annavad, et andmed on kaitsed ja nii edasi. Lisaks on hea uudis see, et nad ei salvesta andmeid maha. Need andmed säilivad seal üsna lühikest aega, mõned päevad minu meelest oli see, kus sa saad logis vaadata, mis andmed on liikunud, et see logi päris kiiresti kustub ära. Et nende huvi ei ole nagu andmeid säilitada. Aga nagu te usaldate, ma ei tea kedagi, e-arvapraatorit või panka või kedagi teist, et make.com on ka selline üks ettevõtte maailmas, et mina nende eest lubadusi anda ei saa, aga nad on kaua turul olnud ja paljud neid usaldavad, nii et Okei. Ja siis oletame, et ongi ettevõte, kes ei ole varasemalt ühtegi integratsiooni teinud. See võib-olla tundub talle liiga keerukas, see make.com ja kõik, et kust alustada, et võib-olla ideid on hästi palju, aga kas sa soovitad nagu võtta kohe suurelt ette või alustada kuskilt mingi väiksest? Mina alustakski sellega, et esiteks make.comis on 1000 päringut kuus tasuta. Tehke make.comil konto, logige sinna sisse ja tehke päring enda Gmaili inboxi pealkirjade kohta. Küsige 10 viimast e-maili sealt välja näiteks. Siuksed päringud on täiesti olemas. Kui oleks natuke rohkem aega, saaks näidata, kuidas seda kasutada. See on tegelikult hästi mõnus, lihtne, otsingud, asjad kõik töötavad. Et ei pea tulema standardboksi vastu. Et seda saab kasutada täiesti Google'i, Microsofti, Amazoni,
mis iganes veebiteenuste vastu, et kõik nagu seal toimib täitsa kenasti. Nii et kokkuvõttes siis tegelikult mingid piirangud otseselt ei ole, et kui on ettevõte, keda sealt make.comist saab leida, siis meie tarkvara mõistes saab siis nendega liidestuse teha ja selleks, et see ettevõte sinna üldse saaks, siis ta peab lihtsalt... Make.com peab nad sinna nagu lubama põhimõtteliselt. Kusjuures nii palju infoks veel, et Excelendi moodul Make.comis ei ole avalikult veel nähtav. Ta tuleb, kui te tahate kasutada Excelendi moodulit, neid samu arved, tegevused, müügiarved, pakkumised, neid funktsionaalsusi ja Startup-Booksiga infot saata, siis te peate meie poole pöörduma, ütlema enda selle konto nimetuse, mis teil Make.comis tehtud on ja me lisame, me invite'ime teid kasutama enda seda moodulit. Et sellest me kindlasti mingit raha ei küsi. Et ta lihtsalt on meil peidus. Ma tõttu võlgu vastuse, mis põhjustel ta meil peidus on. Tegelikult võiks avalik olla, või mina. Okei, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis teeme Kaupole aplausi.